Tere hommikut kõigile siin saalis ja ka need, kes vaatavad üle netti. Kas rahatrükk päästab maailma, kui ma vastan lihtsa majandusteadlasena, siis vastus on ei. Pikaajaliselt on raha neutraalne ja meid teeb jõukamaks ja rikkamaks ainult tootlikkus, eriti Eestis. Aga mis kasu sellest rahatrükist on või mis meid ees ootab, sellest natukene siis räägime. Nagu kinnitab hulk empiirilisi uuringuid, seostub pikaajaline kõrge inflatsioon tavaliselt rahamassi kiire kasvuga. Ehk siis just nagu saaks teha kohe kiire järelduse, see on tsitaat Eesti Panga koduleheküljelt, et meid ootab ees hinnatõus. Kust selline mõte tuleb? Teeme väikese ekskursiooni ajalukku. Ja põhimõtteliselt, ma vist olen nüüd pildi ees, ma saan tegelikult aru, et mul oleks mõistlik ikkagi siinpool olla. Põhimõtteliselt on see üks ajahambale paremini vastu pidanud teooriaid, seda nimetatakse kvantitatiivseks rahateooriaks. Juured lähevad 16. sajandisse. Kopernik esimesena sõnastas või formuleeris selle, David Hume ja John Stuart Mill arendasid edasi, ka Irving Fisher eelmise sajandi alguses. Sellest on kirjutanud ka Marx ja Keynes ning kogu selle rahapoliitika teema tõstis kilbile Milton Friedman 56. aastal oma teoses ja see on üks tänapäeva monetarismi alustalasid. Lõpetan sellise makroökonoomika loengu oma slaidiga oma loengust, kus siis on ära toodud vahetusvõrrand. Need, kes ei ole majandust õppinud, tuletame meelde, et M on raha pakkumine, V on ringluskiirus, P on hinnad ja Y on füüsiline kogutoodang. Ja see, kuhu me tegelikult välja jõuame, on see alumine võrrand, mis ütleb, et Pi on siis inflatsioon, M ehk siis ma ei hakka kõik ette lugema, siin on meil raha pakkumine ja majanduskasv. Ehk siis normaalne selline nominaalne majanduskasv vajatab teatud raha pakkumise kasvu, et kaasa aidata tehingute arvule. Ja kui raha pakkumine on liiga suur, siis lihtne matemaatika ütleb meile, et see toob kaasa hinna kasvu. Nii et kõik on just nagu mustvalge ja väga selge. Mis siis on toimunud? Kui me vaatame Euroopa Keskpanga bilanssi, siis kui ennem finantskriisi nii-öelda raha, mida loodi ja koos nende reservidega, mis moodustasid 11, võib-olla 15% eurotsooni sisemajanduse koguproduktist, siis me näeme, et alates 2015-14 aastast on raha pakkumine drastiliselt kasvanud, ulatades täna juba, ma arvan, tänaste numbritega juba kuskil 70-75% sisemajanduse koguproduktist. Ehk siis raha on hästi palju juurde trükitud. Seda nimetatakse sageli viisakamalt varaostuprogrammideks, kvantitatiivseks leevenduseks ja igasuguseid selliseid ilusaid nimesid on pandud asjale, mille nimi on tegelikult raha trükkimine. Kui me vaatame selle aasta plaane Euroopa Keskpangas, siis ilma et tabelisse süübida nendesse keerulistesse programmidesse, siis on plaanis vara osta või vara soetada, varaostu soetada, siis varaostu toetada 300 triljoni euro ulatuses. Sellest 313 triljonist umbes miljardist ja ka natuke nullidega panin mööda.
300 miljardist umbes 1/3 on uus raha juureloome ja keskpankurid loodavad, et see raha trükkimine vast lõpeb ära kuskil 3. kvartalis. Mis elu tegelikult toob, seda me muidugi ei oska nii täpselt öelda. Ülejäänud on siis refinantseerimine. Aga teatud mõttes ikkagi rahatrükimasinad töötavad sellel aastal veel jõudsalt edasi. Teoorias peaks siis see raha trükkimine, mis nüüd on toimunud nende aastate jooksul, tooma kaasa kiire inflatsiooni. Mis on tegelikult juhtunud? Et kui me vaatame inflatsiooni Euroopa Liidus ja võtame siit 2014 alates kuni 2020. aastani seda alumist graafikut, siis me näeme, et tegelikult nagu hinnatõusule see väga suur ja massiivne rahatrükk ei ole suurt mõju avaldanud. Siin 2014-2015 olime hädas isegi deflatsiooniga ehk siis negatiivse hinnatõusuga, natukese hinnad tõusid 2016-2020 jälle langesid ja uus hinnatõus tuli siis 2020. Nii et sisuliselt ei ole see toiminud ja nüüd ma natukenegi vaatan, miks ei ole siis see rahatrükk pöördunud hinnatõusuks selle perioodi jooksul, mis seda raha on trükitud. Korraks vaatame ka, kas Ameerikas on midagi teistmoodi. Näeme tegelikult pildi pealt, et Ameerikas ei ole midagi teistmoodi. Tõsi, see ei ole niimoodi püsivalt kasvanud see rahatrükkimine. Uue hoo sai rahatrükkimine sisse koroonakriisiga, aga üldine pilt, kui me nii-öelda üldist tõusukõverat vaatame, on samasugune. Ja see, me võime mõelda, et võib-olla ajaloos on olnud ka varem niimoodi, et trükime raha juurde ja vaatame, mis siis saama hakkab. Kui me vaatame nüüd pikka perioodi Ameerikas alates 50. lõpust, 60. alguses kuni siis 20. aastani, siis me näeme, et tegelikult USA's selline massiivne rahatrükk sai alguse ikkagi pärast finantskriisi 2010-11 aastal. Mis siis sellest rahast on saanud? Miks ta ei ole transformeerunud hinnatõusuks, mida just nagu peaks loogiliselt eeldama? Siin on see sama USA keskpanga bilanss, must joon ja sinine joon on siis Standard Poor's 500 börsiindeks. Ehk siis kui me paneme juurde aktsiate hinnad ja võrdleme seda rahatrükiga USA's, siis ei pea tegema siin erilist ökonomeetriat. Kas silmaga on näha päris selge positiivne korrelatsioon ehk väga suur osa sellest rahast läks aktsiaturgudele. Ja mitte ainult USA's, kui võtame erinevate riikide börsiindeksid, mis on siin vasakul pool, olgu see siis Jaapan või Hiina või Euroopa või teised, siis me näeme sellist tõusu igal pool. Väike jõnks tuli koroonaga sisse, aga üldiselt väga selge aktsiahindade tõus. Samasugust hinnatõusu näeme toidu toormel, tööstustoormel, eriti just nüüd 2019. aastast alates, aga ka pikemaajalisem trend on tõusev. Kui me vaatame tooraine sisse korraks näiteks teatud metallide puhul, siis võib öelda, et see hinnatõus hakkas juba 2000. aastate alguses, aga sai kiire hoo sisse 2008-2009 pärast finantskriisi. Lisaks sellele loomulikult on üks metall, mis läbi ajaloo on olnud investeeringute aluseks, on kuld ja ka kulla hind on püsivalt tõusnud alates 2014-2015 aastast. Nii et tooraine, kuld, aktsiad, aga loomulikult ei jää kõrvale ka kinnisvara. Siin on Euroopa Liidu kinnisvaraindeks. Täpselt samasugune tõus, mis 2015-2014 alguse saab. Rendihinnad on tõusnud vähem. Kinnisvarahinnaindeks on tõusnud
praktiliselt samad tõusunurgad kui võrdleme nüüd nende eelmiste joonistega. Kui ma vaatasin korraks selle statistika sisse, siis muidu ei olegi see võib-olla riikide kaupa väga huvitav, aga kui Eesti on kuskil esimene, siis on alati huvitav vaadata, et meil on tegelikult kinnisvara hinnad peaaegu kõige kiiremini, Euroopa Liidus kõige kiiremini kasvanud, Islandil on sama kiire kasv olnud, rendihindades on meil kõige kiirem kasv olnud, kui me võrdleme 2010. ja 2001. aastat. On muidugi selge, et siin üleval otsas, kus on kõrged hinnakasvud, ongi ka madalama sissetulekuga riigid ja seal on seda hinnatõusu potentsiaali muidugi rohkem. Selles mõttes on pilt loogiline. Edasi vaadates veel, mis siis sellest täiendavast rahast või spekulatiivsest rahast on saanud üks koht, kus ta on leidnud endale rakenduse, on CO2 kvoodid, mille hind 2017 alates on ka ja eriti 2019 püstijoones üles läinud. Ja see tekitas palju probleemi meie energeetikasektorile, elektritootmisele. Nüüd järgmine valdkond, millest ma väga pikalt ei räägi, sest et järgmine esineja võtab selle, ma loodan, pulkadeks lahti. See on virtuaalmaailm. Ja kui me alustame plokiahelast, liigume edasi krüptorahadeni, tänane moesõna on NFT-d ja jõuame välja siis metaversumini, siis sellesse ärisse on väga palju reaalset raha läinud. Näiteks nimetame neid siis eeterumideks, eestikeelset terminit vist veel ei olegi, millest täna NFT-de äri enamasti käib. Nende hind on väga sarnaselt liikunud Bitcoini hinnaga ülesse. Tõsi, mitte sarnastesse kõrgustesse, aga tõusunurgad jällegi on samad, samas kui uute rahade loomise kõverad lähevad alla, ehk siis tegelikult näitab see seda, kuidas reaalne raha läheb virtuaalrahasse. Võib-olla tõesti on tulevik see, et me peame kuskil virtuaalses reaalsuses oma avataridega koosolekut ja seina peal on meil siis ahvi pilt, mis on NFT-st ostetud, vähemalt nii arvab ja loodab seda arengut näha Facebook. Nüüd ühe teema tahaks veel ära klaarida, et aeg-ajalt meil ka ujub see üles, see ingliskeelne lühend on NMT, Modern Monetary Theory, nimetame teda eesti keeles siis moodsaks või kaasaegseks rahateooriaks. Ja selle idee on väga lihtne, valitsus laenab laenuturult läbi võlakirjade raha ja siis finantseerib neid võlakirju läbi täiendava rahatrüki. Ehk kui kulud kasvavad, siis lihtsalt trükitakse rahad juurde. Majandusteaduses nimetatakse seda inflatsiooniseks maksuks. Tekivat inflatsiooni ohjatakse läbi maksusüsteemi, ehk siis labaselt öeldes tõstetakse makse. Mis tähendab siis, et tegelikult inimesed muutuvad suhteliselt vaesemaks läbi inflatsiooni. Ja see on hästi populaarne praegult Ameerikas. Natuke selle elemente võib kohata ka meie poliitilises debatis, kus me üritame siis, inflatsiooni ohjata läbi selle, et me laseme käibemakse või tahame käibemakse vähendada näiteks või mitte käibemakse, aktsiisimakse vähendada selleks, et kütuse hinna tõusu kuidagi kompenseerida. Mis on selle probleem nüüd Euroopa Liidu kontekstis on see, et esiteks muidugi pidev maksude muutmine muudab kogu ärikeskkonna eelarve planeerimise väga keeruliseks ja selliseks ettearvamatuks. Ja kui me räägime eurotsoonis, siis meil on üks rahapoliitika ja 19 erinevat eelarvepoliitikat ja kuidagi koordineerida neid asju korraga, see ei ole tegelikult praktilises elus realistlik. Ehk siis
kandes seda kaasaegset rahateooriat üle Eesti konteksti tähendaks see natuke seda, et meil on üks suur pada, mis tulel podiseb ja me üritame iga hinna eest ühes pajanurgas teha natukene rammusamat putru. See vist ei tööta. No siin on jah igasuguseid pilte selle teooria iseloomustamiseks. See parempoolne näitab meile seda, et raha voolab veena peale, maksudena laseme teda siit alt välja ja kui kraanikaus täis saab, siis see on inflatsioon. Elu on, ütleme siis nii natukene keerulisem. Varem või hiljem siis peab ikkagi nentima, et see rahatükk peab jõudma ka tarbija rahakotti ja tundub, et tegelikult see aeg hakkab kätte jõudma. Kui me vaatame nüüd värsket statistikat, siis põhimõtteliselt me näeme hinnatõusu igal pool. USA juba tänased veebruari hinnad on veel ülespoole läinud, Euroopa Liidu hinnad on juba veebruari inflatsiooni tasemed on kuskil 5%-ni jõudnud, et kõik see kõver on ülespoole nihkunud ja see on nii üldise hinnaindeksiga kui ka alushinnaindeksiga, kus on üritatud siis teatud välismõjud välja filtreerida. Kui me vaatame Eesti inflatsiooni ütleme siis prognoosi, mida Eesti Pank tegi aasta alguses, see ongi Eesti Panga slaid, nagu siit ka näha on, siis panga nägemuses need kõrged inflatsiooni tipud, siin 10%-sed, need nii-öelda aasta jooksul taanduvad ära, kuna baas on kõrge, siis aasta jooksul, aasta lõpuks inflatsioon taltub sinna kuskile madalamatele tasanditele, ma pean silmas siis 22. aasta lõppu. Kõige suuremad komponendid selles Eesti inflatsioonis on energia ja toit. Ja jätame selle korraks meelde, sest sõjast ei saa ka siin kontekstis muidugi rääkimata jätta. Kui me vaatame seda Venemaa agressiooni Ukrainas, siis majanduslik mõju Euroopale, sealhulgas ka Eestile, tuleb siis läbi erinevate kanalite, läbi energiakandjate, gaas, nafta, tahked kütused, teravili, toiduainete tööstus, teistpidi teravili mõjutab ka põllumajandust loomasöödana, metall ja puit, ehitus, väetised, põllumajandus. Neid kanaleid ja neid harusid, mis pihta saab, on palju. Kui me vaatame Euroopa Liidu sõltuvust Venemaas, siis kõige suurem sõltuvus on muidugi gaasi puhul, ligi 40%. Tahkete kütuste puhul on see ka suhteliselt suur, aga ütleme, tahkekütuste osakaal on iseenesest energiabilansis väiksem ja nafta puhul on see siis 27% oli 19. aastal. Naftat on kergem asendada, gaasi on kõige raskem asendada. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, kuidas majandus sõjale on reageerinud, siis me näeme juba täna, et selline spekulatiivne raha tuleb välja aktsiaturgudelt, ehk siis aktsiahinnad kukuvad või on kukkunud sõja algusest alates CO2 kvoodi hinnad on kukkunud. Teistpidi otsib ta rakendus siis tõusvatel hinnamõttes turgudel, pean silmas siis naftat ja maagaasi ning teravilja, mis omakorda võimendab hinnatõusu nende kaubagruppide seas. Nüüd võtmeküsimuse juurde jõudes, küsimus oli küll rahatrükist, aga nagu me siin näeme, me jõuame lõpuks ikkagi hinnatõusu juurde, et kas hinnatõus on üdini halb. Üks tagajärg, mis hinnatõusuga kaasneb, on palgatõus, seda tuntakse
majandusteoorias palgad, hinnad spiraali nime all, ehk siis hinnad kasvavad, palganõudmised suurenevad, palgad kasvavad, kõrgemad palgad suurendavad kogu nõudlust, mis omakorda lükkab tagant hinnatõusu ja see hakkab niimoodi kerima, kuni teatud tingimustes võib jõuda hüperinflatsioonini välja. Kõrgemate palkade tulemusena ja ilmselgelt palgad hakkavad tänu hinnakasvule tõusma, juba on tõusnud, siis see tähendab majandusele struktuuri mõttes seda, et tööjõumahukad töökohad tõrjutakse välja. Kõige lihtsam näide on siin iseteenindavad kassad, kus siis kassiirid asendatakse masinatega. Ta toob kaasa teatud innovatsiooni, targemad töökohad, aga ka sotsiaalsed probleemid, sest et mingi seltskond jääb ilma tööta. Nüüd sellele protsessile, mis on küll valus, aga pikas perspektiivis majandusele kasulik, töötab vastu sõjapõgenike voog ja me täna ju ei tea tegelikult, kui palju sõjapõgenik Eestisse jõuab. Aga fakt on see, et täiendav tööjõu pealevool ja me arvame ja loodame, et need ukrainlased, kes siia tulevad, suhteliselt kiiresti ka tööturule lülituvad, pidurdab seda palgatõusu. Kui palju, mis mahus, sõltub väga paljudest asjadest. Hetkel on ju täiesti ebaselge, milline on kogu selle sõja ajaline mõõde, kui kaua asjad kestavad, kui kaua kestab see sõjapõgenike voog ja lõpuks, kui ka Ukrainas asjad klaariks saavad, siis kes läheb edasi Euroopasse, kes läheb mingil hetkel koju tagasi ja kes jääb Eestisse, et need on kõik teemad, või küsimused, millele me ei oska täna vastata. Tulles tagasi siis pealkirjas püstitatud küsimuse juurde, sõja tingimustes tavaliselt alati nõudlus kasvab, kaitsekulutused suurenevad ja see on ühtepidi positiivne stiimul majanduse arengule. Teistpidi muidugi on need vastutöötavad teemad, millest me juba rääkisime, nafta, energia tervikuna, toiduained, mis tähendab seda, et hinnatõus jääb meile päris mitmeks aastaks siia, et niipea mingit hindade rahunemist me ei näe, sest kui sisendite hinnad alles praegu kerivad üles, siis mingil hetkel jõuavad nad lõpptarbimisse, see võtab ka veel aega, ehk siis see hetk, millal toiduainete või kallinad tervena hinnad on meil poes riiulil näha, see kõik võtab aega. Nii et laias laastus pikka prognoosi keegi täna ei tee ja ei saagi teha, mida me näeme, et hinnatõus jääb meiega ja loodame, et selline täiendav tööjõud, mis tuleb meile, aitab teistpidi selle majanduslangusega, mis tulemus on, natukene hakkama saada. Nii et ega ma lõpetuseks muud ei oskagi öelda, kui ma arvan, see on meie kõigi soov, et sooviks rahu igas mõttes ja päris lõpetuseks ma ütlen, et või kutsun siis üles läbi Tartu Ülikooli sihtasutuse toetama meil õppivaid Ukraina tudengeid, sest nende kodune olukord on praegult väga keeruline ja me oleme pannud püsti raha kogumise neile stipendiumite maksmiseks, et nad saaksid oma õpinguid jätkata. Nii et kõik, kes siin saalis on, muidugi eriti need, kes on Tartu Ülikooli vilistlased, ma arvan, et võiksite sellele pilgu peale visata ja natukene toetada. Tänan tähelepanu eest. Teil on ka Raul Eametsale küsimusi. Andke palun märku ja siis
tublid inimesed toovad teile mikrofoni. Kui kohe ei ole, on, palun. Ja tervist. Veel kord, Anton Kants, Zenit Family Office. Mul on küsimus, mis kõlab ilmselt küüniliselt, aga tegemist on paratamatusega osalt. Kas on mingisuguseid arvutusi, kui nüüd vaadata Eesti majanduse peale kõrvalt, et kas on arvutatud seost põgenike arvu ja majanduskasvu vahel? Küsimus on ajendatud pigem Saksamaa käitumisest lähiminevikust, kus siis, kui tekkis Lähis-Idast põgenike voog, isegi siis oli märgata, et kui Saksamaal kas saavutati, ma ei mäleta seda arvu, kas oli 1 miljon põgenikku vist, keerati toetuste kraan kinni ja umbes pool aasta hiljem Angela Merkel raporteeris, et majanduskasv on taas tõusujärjel. Ehk siis see tundus toona suht küünilise poliitilise arvestusena, sest Saksamaa on teinud paar korda enda majanduskasvu imesid läbi, küll alguses oli vist Türgi diasporaga kunagi varem ja nüüd siis selle Lähis-Ida piirkonna põgenikega, et jällegi tagasi tulles küsimuse juurde, et kui vaadata nüüd Eesti majandust, kas on mingisuguseid arvutusi olnud, et kui suur arv põgenikke võiks, kui palju toetada majanduskasvu Eestis? Aitäh! Aitäh! Mõlemale küsimusele on vastus ei. Kunagi oli kas küsimus, kas on arvutusi tehtud. Meie ei ole teinud. Eesti Pank on üritanud hinnata senist võõrtööjõu mõju, aga need on väga ligikaudsed hinnangud. Kui ma nüüd tulen selle Saksamaa võrdluse juurde tagasi, siis me oleme täna ikkagi natukene teises olukorras, sest kahel põhjusel. Esiteks põgenike keskmine haridustase, juba praegu vaadates seda pilti, ka meil ei ole veel täpseid numbreid, aga ütleme siis eeldades seda, on kindlasti kõrgem, kui oli selle põgenike laine haridustase, mis Euroopa 2015 üle ujutas. Ehk see on hoopis teise kvalifikatsiooniga tööjõud, kes meile tuleb. Pluss väga oluline vahe on see, et kui sealt maades tulevad naiste hõive kodus on võib-olla 15 või 20%, siis Ukrainas on need hõivenäitajad, meeste-naiste hõivenäitajad sarnased meile. Ehk siis need naised, kes täna eelkõige siia on tulnud, on ilmselgelt tööturul orienteeritud ja see annab kindlasti leevendust mitmetes sektorites. Plus kolmas asi on see, et on teatud valdkondi, kus täna saab ka tööd ainult vene keelt osates. Nii et need 3 asja on drastiliselt erinevad võrreldes selle põgenike lainega, mis Euroopat tabas. Aga ma arvan, et arvutusi praegult aktiivselt tehakse. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Kui saalist ei ole, siis ma küsin Raul sinu käest, kas kuulsa MMT teooria mõni esindaja on ka viimasel ajal välja tulnud ja öelnud, et andke andeks, eksisin, rääkisin valet juttu. Et kas on tulnud välja mõni selline, mis see küsimus nüüd oli? Kas mõni moodsa monetaarteooria esindaja on tulnud välja viimasel ajal ja öelnud, et eksisin, kõik on ikka nii, nagu vanadel aegadel on räägitud? Ta on ikkagi praegu suhteliselt, need, kes seda päriselt nagu promovad, on Ameerika keskne. Ja seal on teistpidi väga prominentsed majandusteadlased, Summersi videosid võib YouTube'ist vaadata, selle vastu sõna võtnud. Nii et ma ei rõhutaks selle tähtsust, lihtsalt see on meil siin sotsiaalmeedias läbi käinud, et nii saab ka. Ma arvan, et nii ei saa. Selge, aga täname.